No nii hästi, mul on nii hea meel, et me täna saame vaadata sinu balance testi tulemust ehk siis veenduda selles, et mõnikord on ülimõistlik olla lisaks sellele mõnes mõttes justkui teadliku toitumise seisukohast ikkagi nagu uudishimulik ja kontrollida ka, et kas sinu senised toitumisharjumused või toidulisandi kasutamine, et kas ta tegelikult sinu keha jaoks on piisava toega ka. Asti, räägi mulle, kas sa praegu oled kasutanud ka mingisugust kalaõli või oomega 3 lisandit? Ja seni ma kasutasin Oriflame'i niisugust kompleksvitamiini, kus oligi sees oomega ja siis lisaks igast muud head ja paremat. Ma arvan, et noh, ma ei võtnud seda nüüd üliregulaarselt, nii et kindlasti jäid mingid vahed sisse, aga ma arvan, et mingi 2 aastat kindlasti olen neid vahelduva eduga nagu üsna järjepidevalt proovinud võtta. Mhm. See on ikkagi juba minu meelest üle keskmise tubli tulemus, sellepärast et mina oma töös klientidega, inimestega suheldes terviseteemadel ja kuidas see toitumisharjumused on, ma näen ikkagi seda, et tehakse neid toidulisandi kuure ka ikkagi niimoodi, et võetaksegi purk või kaks või öeldaksegi, et ma võtan talvel natukene ja suvel mul ju väga ei ole midagi vaja, et suvel me sööme ju mitmekesisemalt ja nii edasi. Aga tegelikult need vereanalüüsid ikkagi näitavad seda, et väga paljudel juhtudel oleks oluliselt järjepidevam vaja olla. Ja sageli on küsimus lihtsalt selles ka, et sa võtad küll midagi, aga kas see sinu keha jaoks on nagu piisav. Ehk siis, kui lähtuda sellest, et tavalisest sellisest lisandipurgist, on ju, kui me räägime oomegast või mingist muust lisandist samamoodi, siis seal on tavaliselt kirjas 1 kapsel või 2 kapslit või võta valguses, võta 2 kapslit, hiljem võta 1 kapsel, et selliseid nagu neid päevase annuse soovitusi on hästi palju, aga need ei ole tegelikult inimese spetsiifilised. Ja kui me mõtleme selle peale, et meil on, noh, Asti, sina on ju noor, ilus, normaalses kaalus naisterahvas, eks ju, ja versus näiteks keegi teine, kelle kehakaal, elustiil, harjumused on hoopis teistsugused, siis tegelikult need ühesugused soovitused absoluutselt ei pruugi nagu pädevad olla, et inimestel lihtsalt kehavajadused on nii erinevad. Et siit testi tulemuse pealt tegelikult, mida me siis kontrollisime, me tegelikult kontrollisime hästi viimase 4 kuu toitumisharjumusi ja toitumisharjumusi selles mõttes, et vaadata, et kuidas tema toidus on tasakaalus just nimelt rasvad ja lipiidid. Miks need rasvad on toitumise seisukohast nii olulised, on see, et meie kehas on põletikuvastased rasvad ja on põletikuvastased ja põletikku tekitavad rasvad. Need on oomegad ja neid meie keha teha ise ei oska. Ehk siis me peame tegelikult kontrollima, et kas nad toidulaual meil on olemas ja kui nad toiduga ei tule, saame me peamiselt teda siis rasvasest kalast, et siis on ülioluline ikkagi neid toidulisandina juurde võtta ja see on igaühe isiklik otsus nüüd, kas ta nüüd hoolega jälgib, et ta iga päev rasvast kala sööb või ta teab, et ma nii hästi ei söö või nii sageli seda ei söö ja siis võtab lisandid kõrvale. Et Astil, sinul tegelikult tänase tasakaalust väljas näitaja siin on sellisest füsioloogilise tasandi näitajast, kuidas meie keha on välja kujunenud evolutsiooniliselt, siis peaks nende põletiku tekitavate ja põletiku vastaste nagu molekulide tasakaal kehas olema umbes 1:1. Tänased teadusuuringud lubavad, et see võib olla kuni 3:1. Ehk siis sinul on ta ligikaudu peaaegu 10:1 ehk siis laias laastus sellest nii-öelda lubatud piiridest tegelikult üle 3 korra rohkem. Ehk kehas on nagu põletiku tekitavaid molekule sisuliselt peaaegu 10 korda rohkem kui põletiku vastaseid. Ja see on päris suur tasakaalust väljas olemise koht. Mis on sellise pikaealisuse ja üldse tervena elamise üks unikaalsemaid näitajaid, mida täna näiteks biohäkkimise maailmas esile tuuakse, on oomega 3 rasvhapete indeks ja selle optimaalne tase peaks olema üle 8%. Isegi näitan siit järjest neid, kus need skaalad on, mis annavad nagu võib-olla natuke parema ülevaate selle kohta, et kui see esimene, see põletiku tekitavate ja põletiku vastaste molekulide tasakaalu koht näitab seda, et sinu kehas on tulekahju. Ja see tulekahju on ikkagi nagu punasest täitsa, ta ei ole natukene nii-öelda normist ära, et sest me tahame saada sind siia 3:1 või alla selle. See näitab seda, et su keha saab keskenduda millegile muule, kui parasjagu nende kulupõlengute kustutamisele, mis on aktuaalsed teatud aastaaegadel, on ju. See on rasvhapete tasakaal kehas on nii-öelda seotud üldise keha kaitseväärtusega. See on seotud selle tasakaalupunktiga kehas, ehk siis kui siit justkui sa lähed normi, siis läheb ka keha selline immuunsüsteemi tugi tänu nendele põletiku vastaste ja põletiku tekitavate molekulide tasakaalule läheb optimaalseks. No see 1% tundus ikka väga hirmus. On ju? Jaa. See oomega 3 rasvhapete indeks, see nüüd oli siis seotud selle pikaealisusega
ja pikalt elatud aastad nagu kaua tervena elatud aastatega. Ehk siis sisuliselt nagu vanemaealisus, nagu vanemaks saades oma iseseisvuse füüsilise tervise säilitamisega. Vana sa oled, Asti, praegu? 36 saan. 36 on ju. No minu meelest ideaalne koht, kus selline nagu kaardistus enda jaoks teha, sellepärast et noh, ma tahaks mõelda, et nagu 2/3 elust on ees. täna nad räägivad ikkagi, et meie sellised 30-ndad ja edasi, et see eluiga ikkagi läheb sinna 120 ringi hakkab minema. Aga noh, eriti tore oleks minu meelest, kui see viimane kolmandik on ju, see viimased 30 aastat ja nii edasi. Et see oleks ka selline, kus sa oled nagu vitaalne, liikuv, on ju, sinu mõtlemisvõime on nagu alles, on ju, et sa oled nagu terav, et noh, naistel on suurenenud risk Alzheimerile näiteks, mida täna seostatakse väga tugevalt nende asendamatute rasvadega, et mida me toidulaual lihtsalt krooniliselt oleme puudujäägis. Et noh, üks asi on omada füüsilist tervist, võimet nagu liikuda, olla, aga teine asi on see, et kui sa ikkagi nagu peast nagu oled natukene juba võimetuks muutunud, siis ei ole sellest heast füüsilisest ka ju kasu. Eks ju, et keegi ei taha see zucchini seal kuskil või kabatšok seal voodis olla, on ju. See ei ole ka, ei näi ka nagu selline hea perspektiiv. Et see hetkel näitab siin nüüd siin seda, see ebapiisav 3,9%, et sinu keha tegelikult täna seda pikaealisust tervena elatud aastaid nagu, et sa ei ole sellel kursil. Et sa oled siin nagu punase piiril, on ju, ehk siis rohelisest kaugele sõudnud ja meie suund oleks kindlasti see, et see peaks olema üle 8%. Ja see on kenasti võimalik. Vaimne jõud on selle tasakaalupunkt täna sinu jaoks on keskpärane. Kui sa tuled seda analüüsi võib-olla ise ka hiljem uuesti vaatama, siis tegelikult kõik need arvutusmetoodikad on siin kenasti lahti seletatud ülidetailselt ka. Et kui sa seda veel ei piilunud, et siis sa saad ka niiviisi piiluda, et ehk siis see analüüs ei ole lihtsalt mingisugune selline mõne numbri nagu saamine, vaid ta tegelikult annab päris põhjaliku tasakaal nagu arusaamise selle toitumise tasakaalust ja kuidas see su keha mõjutab. Sageli on see, et kas küsimus ei ole selles, et midagi on paha või hea, vaid et kuidas ta su keha nagu laiemalt mõjutab, et siis siin on seda lisalugemist ka. Vaimne jõud on rasvadega seotud sellega, et tegelikult meie aju suures osas koosnebki rasvadest ja omega-3-dest just nimelt DH on seotud siis aju ja on seotud silmade tervisega. Meeste puhul tegelikult ka sperma kvaliteediga. Et kellel on nagu nii-öelda, kui lähiringkonnas on inimesi, kes pere planeerivad ja tegelikult sellega hädas on, siis üks vastuseid võib olla nagu sellise analüüsi nägemine, et lihtsalt on vähe neid nii-öelda vajalikke rasvasid. See on keskpärane, ehk siis näitab minu jaoks seda juba ette ära, et sul neid aju jaoks olevaid rasvasid on natukene vähe, aga me läheme piilume seda detailselt ka veel. Rakumembraani voolavus näitab seda, kuidas sinu keha tegelikult toitaineid omastab ja samal ajal ka jääkaineid suudab väljutada. Ehk siis rakud meie kehas, et miks see analüüs on mõnes mõttes nagu tervise vundament, on see, et kogu sinu keha koosneb rakkudest, on ju, ja absoluutselt iga raku seina koostises on siis need asendamatud rasvhapped ehk siis need omega-3 ja omega-6. Ja see rakumembraani ehk rakuseina nagu sisuliselt nagu ukse lahti liikumine ja kinni panemine, see siis sõltub sellest, et missugune tasakaal nendel omegatel seal rakuseina sees on, et nad on selle ehituslikud elemendid. Ja kui siis neid põletikud tekitavaid rasvasid on rohkem, kui on nii-öelda teisi lipiide rohkem, siis see elastsus väheneb, ehk toitaineid ei liigu enam nii hästi. Ja siin on nagu, kui mina vaatan nagu ütleme funktsionaalse tervise seisukohast inimese nagu toitumise nagu mõju, siis see siin on üks kõige tugevamaid tegelikult. Et noh, üks asi on see põletikumolekulide tasakaal üldse, kas su kehas on see alaäge põletik, mida sa ei tunne, on ju, aga see rakumembraani voolavuse tasakaal, see, et sa võid teha ükskõik kui häid. Püüa alustad hommikut smuutiga on ja lõunaks sööd mingid imehead salatid, valad puhta oliiviõliga üle ja teed igasugused trikke, mida kõike võiks nagu toitumise seisukohast teha. Aga kui sa rakud seda kätte ei saa, siis on see suhteliselt nagu ponnistamine. Kuidas see tavaliselt väljendub inimesed tegelikult väsimusega kipub nagu väljenduma. Isudega, meeleolu teemadega, et sa lihtsalt ei püsi nagu sellises stabiilses energiavoos, et energia küsimus on see hästi tugevalt. Sest keha jaoks, kus see energia tuleb tegelikult rakkude seest. Tore uudis ka, selles mõttes, et mulle need valgusfoori värvid väga meeldivad, ehk siis selle testi tulemuse nagu selline koondpilt ongi, et kas domineerivad seal sellised punased toonid, kollased toonid või rohelised, et arahidoonhappe siis on omega-6
mida on tegelikult teadusuuringutes ka nagu kõige rohkem uuritud ja kaardistatud. Ta on ülioluline tegelikult nagu immuunsüsteemi tasandil ja selle põletikukontrolli tasandil, keha taastumise tasandil. Aga tal on oma optimaalne vahemik, kui palju siis tegelikult seda loomset liha ja munatooteid inimene peaks tarbima, et teda ei oleks liiga palju, sest kui on liiga palju loomset toidu laual, siis see omakorda jälle tekitab võimendatult sellist põletiku nagu protsesside nagu teket kehas. Et siin ma võiks nagu öelda, et liha ja muna söömise osas jätka samas vaimus. See tegelikult tuleb täiesti ilusti nagu piiri peal, et rohkem võib-olla ei tasuks, kui aeg-ajalt natukene vähem on tegelikult hästi, siis liigud siia optimaalse keskemale poole tegelikult. Et selle koha pealt on hästi. Kas sa laadisid endale alla selle balance testi ja, täisversiooni ka, ja, on ju? Nii, ma proovin selle korraks lahti võtta siin. Vaatame, kas see tuli siia. Kas sa näed seda praegu ekraani peal ka? ja mina näen. Näed ilusti ja see on 21 lehekülge. Mhm. Tegelikult väga põhjalik, selline lahti selgitav, et kes see analüüsi tegi, miks need nii-öelda sammud ja teemad siin tegelikult on nii olulised, et kui sa ei ole sellest varem kunagi midagi kuulnud ja sa mõtled, oota, mis asja, mis selle teemaga siis nüüd on, et miks see nii oluline on ja miks me üldse salvestasime selle jagamise praegu, et see nii oluline teema on, et siis on võimalik siit ennast kenasti kurssi viia. Siin on siis valgusfooriga kenasti veel korra näha, et asti tulemused, mis on. Ja eesmärk siis on see, et kõige need punasemad kohad püüame võimalikult kiiresti korda teha. See annab hästi suure efekti sinu jaoks kindlasti ka enesetunde koha pealt ja teadmise koha pealt, et sul on hästi. Kõik need näitajad, mida me siin vaatasime, on analüüsi seisukohast kõik siin raportis lahti seletatud. Me läheme kohe vaatame veel neid detailseid asju ka, mida vaadati, aga ma tahtsin korraks ära näidata, et mida see analüüs tegelikult sisaldab, kui põhjalik see on, et ühtegi teist sellise põhjalikkusega analüüsi raportit mina ei ole erinevate laboritega näinud tegelikult. Ja ma mäletan ise, kui ma esimest korda enda analüüsi tegin ja seda lugesin, siis ma lugesin ma printisin endale selle välja ja ma lugesin sõna otseses mõttes 3 korda seda läbi, sellepärast seal oli nii palju võõraid sõnu, seal oli nii palju nagu sellist teadlikkuse kasvu iseenda jaoks, et mõtlesin, et issand kene, et appikene, miks inimesed seda ei tea, et kui olulised need erinevad sellised toidugrupidki on ja millist rolli nad tegelikult meie kehas mängivad. Ehk siis, kui me mõõtsime selle testiga tegelikult 11 erinevat rasvhapet, siis siin seletab ka lahti selle, et kust kohast nad toidust tulevad. Ehk siis, kui sul on mingi asi üle normi analüüsi peal, siis sa saad vaadata, mida sa peaksid vähem sööma. Kui sul on midagi konkreetselt puudu, et mida sa siis peaksid tegelikult rohkem sööma. Ja loomulikult saad sa siis teha valikut vastavalt sellele, mis nagu mõistlik nagu tervislikkuse fooni koha pealt on. Ehk siis see analüüsi raport on üli-põhjalik, puhtas eesti keeles, mida tegelikult väga sageli tulemuste juures sa saad lihtsalt referentsväärtused ja sellega see lugu nagu piirdub, et ülipõhjalik on see aruanne, et kindlasti võib välja printida ja saab alati nagu tutvuda. Vaatame korraks seda ka, et mis su analüüsi peal siis tegelikult nii-öelda toimub. Ja kui laias laastus vaataks, et suuremas osas siin midagi nagu dramaatilist toimumas ei ole, siin on sul selline tubli ülejääk omega-6 rasvhapete osas, kusjuures need arachidoonapi ongi sul ilusti nagu normis, siis tegelikult see põletikku tekitavate molekulide nagu suurem osakaal tegelikult tuleb sul pigem nagu siit grupist ja need linoolhappe ja linoleenhappe, need on omavahel nagu sünteesiliselt kehas seotud tegelikult, nii et me saame siit piiluda julgelt, et mida see linoolhappe tegelikult nagu tähendab ja üldiselt tavaliselt, kus see kipub see ülejäägi koht tulema, on tegelikult erinevad taimeõlid, erinevad võib-olla poest maitsestatud toodete ostmised, nagu niiviisi, mingisugused snäkid, no aga samas tuleb seda nagu tegelikult ka headest toitudest. Okei, ma selle nisu võtaksid välja praegu heade näite juurest. Aga tegelikult ütleme, et seda kõige kriitilisem koht, kus tavaliselt nagu need omega-6 tulevad, on erinevad taimeõlid ja erinevad valmistoidud. Jah, no me juba siin kodus arutasime, et praegust on nagu näiteks ongi, et kui mingit toitu teeme praadimisel, pigem kasutame nagu rapsiõli, et ilmselt see ongi üks, mis võib-olla vajaks nagu väljavahetamist. Ja rapsiõli kindlasti ja suurepärane asendus selleks tegelikult on, minu soovitus on kas avokaadoõli või siis kookosrasv on tegelikult väga hea. Ka või niisama nagu eriti, kui teda nagu nii-öelda keeks ümber selitada,
on väga super, mida toidu valmistamisel kasutada, et igal juhul parem on panna sinna nii-öelda supilusikades sinna panni peale võid, kui et seda rapsiõli, et just selle Mhm. põletiku tekitamise fooni pärast. et või sisaldab küll meil neid küllastunud rasvasid, aga siin sul tegelikult nagu mingisugust suurt nagu tasakaalutuse kohta tegelikult ei olnud, et probleemi kohta ei ole. aga siin nagu see ülejäägi pool on ikkagi nagu päris korralik. Jah. Oomega 3 rasvhapet, nüüd see on nüüd nagu see peegelduse koht, et kus on näha, et täna tegelikult sinu toitumine pluss senine toidulisand, mida sa kasutasid, nende sünergia tegelikult sinu keha vajadusi ei kata. ehk siis, mida mina sulle soovitan täna, on kindlasti hea meelega tahaks kohe näidata, aga ei teagi, kuhu nüüd kadus. nii, siin, et tegelikult on väga hea kontsentreeritud sellised, tahaks lausa öelda nagu terapeutilise efektiga balance oil ehk tasakaaluõli, mis tegelikult nende veretestide alusel, mida me oleme teinud ja sinu tulemusi ka vaatasime, et neid vereteste tegelikult üle maailma on tehtud kohe-kohe peaaegu 1,8 miljonit, nagu väga-väga palju ja on testitud nii neid, kes ei ole üldse mingeid lisandeid kasutanud, nii neid, kes mingit lisandit on kasutanud. ja tegelikult sinu tulemus, ütleme laias laastus nagu see 10 korda rohkem põletikku tekitavaid molekule ehk siis kehas on alaäge põletik. see on üsna tüüpiline nagu tulemus neile, kes mingisugust sellist apteegist või tervisepoest või mingisugust sellist toidulisandit kasutab, mis ei ole nagu oma koguse, selle päevase annuse mõttes kohandatud kehakaalule ja elustiilile. ehk siis tegelikult soovitan sulle siis ka kasutada, teha kuur läbi selle balance oil'iga. ja miks balance oil'iga just, on see, et ta sisaldab hästi kontsentreeritud kujul seda nii-öelda neid puuduolevaid oomega 3 rasvhappeid, EPA-t, TEPA-t, TH-t. lisaks sellele nii-öelda polüfenoolide rikast oliiviõli ja oliiviõli on oma toimelt siin tegelikult selle kalaõli bioaktiivsuse säilitaja. ja mida see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult kõik õlid, mida on nagu nii-öelda mingisugusest ainesest välja nagu ekstraheeritud, olgu see siis, ma ei tea, kas või pähkliõlid või näiteks seesama kalaõli, kui ta võetakse nagu välja sellest nagu looduslikust keskkonnast, kus ta on nii-öelda nagu taimel või loomasest vahet ei ole, kust ta siis saadud on, ta tegelikult rääsub hästi kiiresti, ta oksüdeerub. ja vot need polüfenoolid on nüüd need, mis selle oliiviõli sees hoiavad selle kalaõli värskena, niimoodi, et ta tegelikult jõuaks rakkudeni ilma keha sees siis roostetava oksüdeerumise efekti tekitamata. sest kui tarvitada õli, mis on ilma sellise oksüdatiivse kaitseta, siis ta tegelikult võib kehas hoopis kahju tekitada. lihtsalt sellega, et ta ise on juba rääsunud, et ta ei oma seda kaitsvat efekti. ja teine teema on kehakaalu järgi. ehk siis, kui palju sa täna kaalud hästi? kus täna või eile? noh, No 65 umbes. 65 kilo, see tähendab seda, et sinu igapäevane selline päevane annus, sa veel hetkel beebiootel ei ole, Ei, imetad? ei. ei, selge, siis on 65 kilo korda 0,15 on sinu Mhm. päevane see annus, mida sina peaksid võtma ja seda siis tegelikult, kui on näha, et ikkagi sul on nagu ütleme kehas nagu teatud rasvade mõttes see EPA on ju, EPA on seotud nahaga, pehmete kudedega ehk siis lihastega. kõik see, mis on peale selle skeleti siin meil nii-öelda kehal, tegelikult on EPA on sellega seotud. eriti oluline, kui sporti teha. eriti oluline, kellel, noh, mina oma töös väga palju nahaprobleemidega näen kliente, kellel on nahamured, kuiv nahk, ketendav nahk, kiskuv nahk need on need märgusõnad, kus see EPA tasakaalupunkt võib olla väga korrast ära. TEPA on selline universaalne oomega 3 natukene, ta on nagu kameelion, ta suudab ennast moondada keha sees nii EPA-ks kui ka TH-ks. aga kui ei ole teda ennast, no siis ei ole talle seda nagu, noh, nagu varuvariandi nagu funktsiooni ka, onju. ja eraldi siis on TH, mis on siis seotud selle ajuga, silmadega ja selle nii-öelda, selle nii-öelda noh, alates siis meeleolust kuni, ma ei tea, lihtsalt hea uneni välja tegelikult. et väga palju selliseid toredaid lugusid on selle kohta, kuidas inimeste unekvaliteet on muutunud oluliselt paremaks pärast seda, kui see tasakaalupunkt on nagu tegelikult tagasi saadud. et ehk siis 0,15 korda 65 saad välja arvutada, mis on sinu jaoks see ja seda sa peaksid võtma iga päev. Mhm. kas sa võtad seda nüüd söögiga või sa võtad teda nüüd eraldi, otseselt ei ole vahet, oluline on see, et sa ise lihtsalt võtad ja sa teed seda järjepidevalt.
kui kaua? Tegelikult on ju küsimus selles, et oomega 3 oma olemuselt on toitaine, mida su keha teha ei oska. ehk siis täna sinu toitumise harjumused senised, pluss siis see praegune lisand ei andnud piisavat tuge. ehk siis peab otsustama nagu seda, et kas sa hakkad nüüd sööma natuke rohkem veel kala või väga palju rohkem kala, sisuliselt iga päev rasvast kala. Või sa toetad siis selle nii-öelda kontsentreerituma ehk siis tugevama sisaldusega, toimeaine sisaldusega oomega 3-ga, nagu näiteks nagu selle balance oil'iga. Kuidas see pilt muutuma hakkab? Kuna tegemist oli vereanalüüsiga, siis meie veres punaverelibled nii-öelda, milles seda näitajat mõõdeti, need uuenevad siis iga 4 kuu tagant, on sisuliselt nagu kogu kehas veri vahetunud. ehk siis meil on kordustest nüüd plaanis 4 kuu pärast, siis sellest hetkest, kui sa selle analüüsi tegid ja samal ajal balance oil'i kasutades, siis on meil võimalik jälgida, et millise muutuse sa läbi teed ja kõigi eelduste kohaselt on suure tõenäosusega need miinused siin väga nulli lähedal või siis on täitsa korras, jah. Et täna näitavad kordustestide tulemused seda, et 95% nendest, kes balance oil'iga siis pärast analüüsi tegemist ja puudujääkide nagu nii-öelda märkamist ennast toetavad, tegelikult nad saavad oma vastused korda. Ja see 4 kuud võib-olla, mida ma tegelikult palun sul tähele panna, jälgi, kuidas on sinu uni, kuidas on sinu isud, kas sul on näksimisisusid, kuidas on magusaga, soolasega, kas sa tahad, tekivad nagu mingid isud või kas sul täna on isud, et kuidas nad nagu muutuvad, kas nad muutuvad kuidagi. Milline on sinu meeleolu? Oled sa rahulikum, sul on ka väiksed lapsed kodus, on ju, sul on seda tohuvapohu, eks ju, et milline on sinu meeleolu? Milline on see hommikul ärgates, lõunal, õhtul, kas sa tunned peale söögikordasid väsimust või pigem mitte? Et energiaküsimused on hästi palju nagu need, mis võib-olla mõjutab. Kuidas sa märkad, milline su nahk on? Igasuguseid selliseid huvitavaid asju on võimalik iseenda kohta tähele panna ja sa tegelikult ilmselt ise tead, mis sinu võib-olla need kõige suuremad sellised murekohad on, millele nagu tähelepanu panna, et näha ja märgata, et mida sa tajud nagu selle ajaga. Kas 4 kuuga on reaalne, et midagi kehas nagu läheb nagu totaalselt teistsuguseks? Ei. Sellepärast on ikkagi see, et kui on näha, et kehas see alaaegade põletiku tasakaalupunkt on täna su selline, et su kehas on seda nii-öelda põletiku molekule 10 korda rohkem, kui peaks olema, siis üldiselt tähendab keha nagu kuidagi tasakaalu viimine, seda, et esimese vere uuenemisega lähevad sul need näitajad nagu korda või sinna lähedale, ehk siis vere kvaliteet muutub. Kui hakkab muutuma vere kvaliteet, siis tegelikult hakkab muutuma ka kogu keha sees toimuv, sellepärast et veri on toitainete kandja ja kui vererakkudes on toitained olemas, siis tuleb nagu funktsiooni tasandil nagu see keha funktsionaalsus. See, mida iga asi sinu kehas, iga rakk peaks tegema, see hakkab paranema. Aga see vajab nagu sellist järjepidevat tuge. Ehk siis tegelikult on õige nii-öelda otsustada pärast seda, kui me kordustesti nüüd hiljem üle vaatame, et mis see tulemused on, see, et milline sinu pikaajaline toitumise strateegia on. Kas sa tegelikult toidulaua toitumismuutustega sa suudad ära katta selle toitainete vajaduse, mida su keha teha ei oska, või tegelikult peaks olema järjepidevalt ikkagi kogu aeg tegelikult see tugi peal toidulisandina, mis sinu keha jaoks töötab, vastavalt sellele, kui palju su keha seda vajab, on ja korra aastas minimaalselt pikaajaliselt seda ikkagi kontrollida. Sellepärast, et läbi elukaare meie keha vajadused ka muutuvad ja sa ei saa nagu ennustada nagu selle koha pealt, et mis oli täna või eile. Ehk siis, ei, kõik on väga hästi. Kas sul tekkis praegu siin selle osas küsimusi? Ei, selles suhtes tundub kõik väga hästi sul lahti seletatud lihtsalt ja loogiliselt, nii et ma pean lihtsalt võtma aja ja seda ka studeerima. Aga selles suhtes ma nüüd olen tegelikult äkki juba 3 nädalat võtnud seda õli ja ma ütleks, et mul on täitsa teine olemine juba praegu, nii et väga põnev. Mida sa oled märganud? No kõigepealt ma märkasingi seda, et peale söömist ei olnud sellist nagu raskustunnet ja ma toitun üsna nagu ütleme nii, mitte nii väga regulaarselt, et mul hommikusööki kui sellist väga ei eksisteeri, et ma alustan oma päeva kohviga ja mingi kiire siukse ampsuga ja põhisöök on ikkagi nagu õhtusöök.
et siis tihti oli nii, et ma selleks õhtusöögi hetkeks olin nagu ikkagi pigem nagu liiga juba näljane ja võib-olla sõin siis rohkem ja siis peale seda oli nagu noh, sihuke väsimus ja raskus ja noh, et saad aru, et organism nagu tegeleb seedimisega. Nii et põhimõtteliselt ma arvan, et ma ei olnud nädalatki võtnud, kui ma juba seda vahet nagu tundsin, et õhtul oli palju kergem olla ja võib-olla see õhtune söögiportsu kogus oli ka väiksem ja päeval siis jällegi väga ebatervislik, et mul on niisugune kiired tööpäevad nagu, et ma sõidan palju autoga ja mul ei ole nagu väga aega võtta seda või noh, ma ei ole nagu võtnud seda lõunapausi aega endale korralikku, siis ongi, et lihtsalt sööd mingi võiku, mis oled kaasa teinud või ostad nagu mingist poest mingi kiire snäki, või siis jah, tahvli šokolaadi või paki kommi. Et see on ka nüüd ära kadunud, ütleme nii, et viimane mingi nädal aega ongi olnud nii, et nagu kõht ei lähe päeva jooksul nii tühjaks või ei teki seda nagu hullu sellist noh, isu siis millegi järgi. Nii et teinekord olengi tulnud koju, et nagu söömises ei ole midagi muutunud, et söön ikka oma ühe võiku päeva jooksul, aga et kui koju tulen, siis esimese asjana ei tee külmkapi ust lahti, et võtta mingi kohuke või jogurt, et on täitsa nagu jah, selles suhtes väga huvitav. väga hea. Unekvaliteedi osas ei oska nagu väga praegu kommenteerida, sest mul õnneks seni ei ole olnud unega probleeme, et jään ruttu magama ja ärkan nagu puhanuna, aga eks ma jälgin seda jah. Ja näonahaga olen tegelikult kogu aeg olnud hädas, et ta on niisugune kuiv ja ketendav kohati ja aknega on olnud probleeme, nii et praegust on see küll vahe, et mulle tundub, et küüned on hakanud nagu kiiremini kasvama ja nahk on nagu kuidagi pehmem. Nii et igal juhul juba nagu nii lühikese ajaga väga palju positiivseid nagu märkamisi. Väga super. Aga räägi hästi, vanad su lapsed on? Kas ma sain õigesti, et sa ju testisid, me testisime seda, testisid kaaslaste lapsi ka? Jah, just. Lapsed on 9, 7 ja 4. Okei. Kuidas nende tulemused olid? Nende tulemused olid üsna punased. Kui sa tahad, ma võin sulle need koodid kirjutada, et sa saad ka vaadata, aga Me saame pärast võib-olla koos korra vaadata, aga võib-olla lihtsalt jaga korra, et mis need numbrid olid, et just see tasakaalupunkti koht. Tasakaalupunkt oli nii, et kõige paremas kohas oli kõige vanem poeg, 9-ne, kellel oli 19 ühele. Ja tüdrukud, keskmine on mul siis 7-ne, tema oli 29 ühele ja 4-aastane oli 30 ühele. Nii et päris nagu paigast ära. Kuna ma täna alles need sain, siis ma ei ole nagu täpsemalt nagu süvenenud, et ilmselt seal ongi erinev, et nii palju, kui ma pilgu peale viskasin, et siis neil seda oomega 6 on nagu loomulikult ka kehas vist rohkem. Aga jah, see kaitseväärtus oli täitsa 0. Omega see rasvhapete indeksid olid ka kõik seal punases. Ainus, mis oli siis, et kõige väiksemal tüdrukul oli ka see arahidoonhappe oli rohelises, teistel oli kollases. Aga muu oli punane jah. Aga selles suhtes on nad mul katsejänesed, nii et nad hakkasid ka koos minuga võtma seda õli kohe. Nii et on ka nüüd 3 nädalat võtnud. Esimesed päevad neile väga ei meeldinud, et nad ütlesid, et noh, imelik maitse ja nii, aga nüüd kuidagi juba käivad peale sööki ise, et kus meie vitamiin on. Nii et vaatame. Ja noh, neil on nagu raske vaata kuidagi mul hinnata seda, et kas mingit nagu nii-öelda efekti juba praegu on, et võib-olla, et nad söövad nagu õhtusööki korralikumalt, mis võiks ju tähendada, et ikkagi seda näksimist on nagu vähem, aga magus ja kõik see muidu läheb nagu väga peale, nii et nad on kogu aeg olnud sellised nagu näksjad, aga muidu ütleks jah, et meie pere üldiselt toitub nagu pigem väga teadlikult, et nad ei ole väga valivad sööjad, nad söövad liha, nad söövad kala, nad söövad suppe, no põhimõtteliselt juurikaid igasuguseid, et selles suhtes oli päris üllatav, et see tulemus ikkagi nii kehv on. Nii et tähendab, et meie toit ikkagi ei kata neid vajadusi, et on vaja nagu juurde anda.
Mhm. Laste puhul kindlasti, mida sa võid jälgida, on tegelikult seesama selline keskendumine, rahulikkus, ärrituvuse, sellise meeleolu kohad, mis lastel palju, kellel see tasakaal korda saab, muutub paremaks. Kindlasti sellised hooajalised immuunsüsteemi tugevdavad kõikvõimalikud kogemused võivad jääda harvemaks tegelikult tänu sellele, et nende keha see kaitsevõime on tugevam ja mis on nagu laste üsna kehvad analüüside tulemuste taga tegelikult väga sageli see lasteaedade ja koolisöök, kus tegelikult see toidu valmistamine käib ikkagi nende rapsi ja seemneõlide baasil. Ehk seal on pigem neil vähem seda põletikuvastast tuge. Et laste analüüsi tulemused, kui ma mäletan enda pere puhul, siis ka tegelikult laste tulemused olid kõige kehvemad, mille üle ma olen nagu mul on nagu südamesti endal nagu emana, mul on ka 3 lapse ema. Tegelikult minu lapsed on ju 17, 15 ja 7 täna, et tegelikult, et sa tegelikult võtsid selle uudishimu nagu terve pere ees. Mitte ainult ise vaadata, mis minu toitumisega toimub ja et sealt siis järeldusi teha ja mõelda, tegelikult ju väga hullu ei ole. Ja siis sul oleks tegelikult olnud teadmata see, et aga tegelikult nagu ühel lapsel on 3 korda veel sinu enda tulemusest nagu rohkem põletikku kehas, eks 30 korda rohkem põletikku tekitavaid molekule. Et sellises seisus keha ei ole nagu selline rahus kasvamise meka, Ja võiks nii öelda. muideks, hea, et sa tuletasid meelde, seesama kõige pisem, kellel oli 31, temal ju tegelikult ma olen nüüd vast mingi natuke üle aasta maadelnud atoopilise dermatiidiga. Nii et kõik allergoloogid käidud ja kõik igasuguseid kreeme ja asju katsetatud. Nii et tegelikult kõige olulisem asi jäi praegu ütlemata, et see on küll muutunud tal. Nii et tal olid põlveõndlad üli siuksed punetavad, sügelesid ja noh, miski nagu ei aidanud, et määrisime siin igast kreeme ja asju, nii et praegust on see küll nagu väga palju paremaks läinud, nii et tal see nahk, noh, on nagu näha need kohad, aga ta ikkagi ei Mhm. sügele ja ei puneta, nii et jah. See on väga super, see Ja, on nagu, mida veel paremat saaks olla, kui sa ja tead, et su laps just saab jah. normaalselt magada. Okei, suurepärane. Kuidas su nagu ka elukaaslasel abikaasal tulemus oli? No tema oli ka üleni punases, nii et tema tegelikult see tasakaalu, see näitaja oli isegi nagu kehvem kui mul sellel pojal, temal oli 22:1 ja kaitseväärtus oli 0 ja noh, ülejäänud olid ka kõik punases ja see lihaosa oli tal üle vist 12, tema on nagu väga lihasööja, nii et tema väga kartuleid ja mingeid muid lisandeid sööbki nagu seda rohelist ja liha. Nii et vaatame, kuidas me seda toidulauda siis selles suhtes muuta saame, aga ta oli ka väga nagu selles suhtes põnevil sellest, et ütles, et ta täiega tahab ka teada seda tulemust ja et noh, et kui sa näed seda numbrit, et siis ilmselt on ikkagi palju lihtsam mingeid muudatusi teha või jah, mingeid lisandeid võtta, sest tema noh, mingeid vitamiine ta siin ka aeg-ajalt teeb kuuraga, et praegust nüüd me kogu perega siin kasutame seda õli, nii et vaatame, kuidas läheb. Väga super. See lisandite kasutamine täna ikkagi on toidulaua nagu, tahaks öelda nagu toitaine tiheduse nagu rikastamiseks oluline tegelikult. Meie pinnas ja ümbrus ei ole nii toitainerikas enam. Aga siin ongi nüüd küsimus see, et kui see raku tervis, kui see raku ainevahetus ei tööta, kui need raku uksed on kinni ja need toitained sisse ei pääse, siis tegelikult kõik need investeeringud toidulisanditesse, nendesse kapslitesse, mis tegelikult ei ole täna üldse sugugi nii odavad, et ikkagi paarkümmend euri purgid on ju, et kõik see, mida sa teed ja samas, kui su keha seda kätte ei saa, et just nimelt sellepärast, et see rasvade tasakaal kehas on nagu paigast ära, et siis see on sisuliselt nagu raha raiskamine, et mul on üli-üli hea meel, et sa tegelikult hästi uudishimulik oled ja oma pere osas, iseenda osas ja et sa tegelikult seda teadlikkust tahad ka teiste jaoks nagu tõsta. Et sellepärast me ju tegelikult ka selle pisikese sellise nii-öelda miniseminari ju salvestasime lihtsalt et jagada seda, kuivõrd oluline tegelikult on oma seda toitumist kontrollida, et teada, kus sa oled ja siis tehes need otsused, kas sa lahendad seda toitumisega või lisandiga või kombinatsiooniga, et ennast tegelikult ise terve olla ja oma peret ka tervena hoida. Et kui sina, kes sa vaatad praegu tegelikult nüüd seda seminari piilud järgi ja tunned, et okei, see on päris huvitav analüüs, on ju,
ma võib-olla kõnetas mingisugune asi, mida hästi jagas, mida ta juba on märganud, et ta tema puhul on ju tegelikult muutunud, et siis tegelikult on sinul ka täiesti riskivabalt võimalik kontrollida, et kas sinu senised toitumisharjumused, kas sinu praegune toidulisand tegelikult annab sulle piisava selle nagu põletikuvastase ja põletikku tekitavate ainete tasakaalu kehas, et su kehas ei ole alaaegadat põletikku, siis tegelikult on siin video all selline lingikene, kus sina saad ka endale tellida sellise stardikomplekti, kus on sees siis seesama balance test, selline pisikene analüüs, mida sa saad kodus teha, see tuleb sulle postiga koju. Ja teha seda analüüsi ja kui see analüüs tuleb tagasi täiesti korras vastusega, siis tegelikult on sul selle stardikiti raha võimalik tagasi saada ilma mingisuguste selliste konksudeta, et eeldusel, et sul on need näitajad on siin ilusti rohelised. Ja kui see vastus tuleb tagasi, et tegelikult see ei ole sul korras, siis on sul olemas kohe selle starditellimusega siis ka nii-öelda see kuur, 2 verevahetuse perioodi 8 kuuks, kuidas need näitajad kõik korda saada. Ehk kui tunned, et see teema kõnetab ja tahad uudishimulik olla, siis julgustan väga-väga seda proovima, et tahad sa hästi veel midagi jagada? Lihtsalt tahan öelda, et väga silmi avav, et ma üldiselt olen nagu noh, suht skeptiline olnud ka selles osas, et võtnud küll igasuguseid neid vitamiine ja asju, aga et niimoodi saab testida ja mingeid konkreetse numbri, et siis see annab nagu väga palju juurde, nii et aitäh, et kunagi jagasid ja pakkusid seda varianti. Suurepärane ja kui sina ka oled uudishimulik, siis piilulink on siin all ja saad ka enda toitumise kohta sellist tagasisidet.